Oh my god, mis tahab praegu läbi tulla seoses kõrgemate hingesidemetega. Mina olen sõnumi tooja, energiate tasakaalustaja, korrastaja. Seoses kõrgemate hingesidemetega kollektiivis tahab tulla läbi selline nüanss. Ja see nüanss on elu ja surma küsimus. Ja see nüanss on karma, dharma, teekond. Ja kui sa sellest nüansist ei ole teadlik, aga sa oled selle sees, siis sa võid minna lõksu. Ja see sõnum on tegelikult, mis ma edastan, on osadele hingedele, ka vanematele hingedele, väga määrav. Nimelt, kõik ei ole, mis paistab. Kollektiivis on üles tulnud selliseid kõrgemaid hingesidemeid, kus on, ja need on need hingesidemed, kus on põrkub, tõmbub. Ehk siis mina isegi kutsuks neid karmaatiliseks siiski, eks ju. Mina kutsuks neid karmaatiliseks, kuigi neid võidakse kutsuda kaksikleegiks. Neid võidakse kutsuda kaksikleegiks, sest neil on tõmbub, põrkub, mingi külgetõmme neil on. Ja las ma olen selline igav inimene ja rikun kõik ilusa ära ja ütlen, nagu tegelikkus on. Vaata, valgus tuleb. Tegelikkus on see, miks see tõmbumine nii tugev on see, et seal on karmaatiline õppetund. Mingi peegeldus. Ja see ei tähenda, see karmaatiline õppetund tähendab seda, et karma, dharma, see tuleb peegeldama, sulle elu tuleb sulle peegeldama, kumba teed sa valid. Kui sa valid karma tee, see on lõks, kannatustorg. Kui sa valid dharma tee, see on õnnistus. Ja mis on juhtunud, mis on väga huvitav, meeste ja naiste vahel on juhtunud see, et üks selline kõrgem hingeside või tähendab õigemini, ma ütleks, et see on nagu vale kaksikleegi suhe. Ta tuleb peegeldama, sest miks ta vale on? Sellepärast, et üks käib ilmselgelt karmateekonda, teine käib ilmselgelt dharmateekonda, isegi kui on kõrgemad hingesidemed. Ja isegi kui üks teeb seda varjatult ja teine avalikult. Mina olen see, kes näeb seda läbi. Valgustab. Sest minu elude number on number 8 ja see on ka karma-dharma. Ja mina olen oma dharma teekond, mul on õigus sõna võtta sellel teemal, sest ma olen oma dharma teekonda käinud väga-väga pikalt. Väga põhjalikult teinud tööd nii iseenda sees kui ka teisi aidanud sellel teel. Ka neid, kes võib-olla isegi ei ole tahtnud nii väga olla aidatud, sest inimene, kes ei taha iseennast aidata, tegelikult ta ei armasta iseennast. Et ta on loobunud sellest. Kuid siin on nagu paarid tekkinud, et üks käib dharma teekonda ehk on juba pikemat aega käinud dharma teekonda ehk aidanud nii iseennast, valinud enesearmastuse teekonna, enesearengu, enesearmastuse teekonna ja aidanud ka teisi sellel teel. Teine justkui nagu ka aitab, aga ta ei aita sellisel moel, mis on dharmaatiline, vaid on karmaatiline. Ehk siis kasutanud alatuid võtteid, manipulatsiooni, võib-olla selles mõttes karmaatilisi loodusseadusi rikkunud, inimeste vabad tahet rikkunud. Ja nüüd ongi võimuvõitlus tegelikult just nende vahel, mees ja naine, karma-dharma. Aga soositud on inimesed, kes on varasemalt juba pikaajaliselt käinud dharma teekonda, ausalt. Universum teab kogu pilti, kes on olnud aus ja kes mitte. Kes on valetanud ja kes mitte. Universum niikuinii teab. Tervikpilt on loodusele teada. Aga nüüd on sinu ülesanne mitte minna sinna lõksu, mitte minna selle manipulatsiooniga kaasa.
Sest sa oled juba käinud nii pika teekonna ja inimkond vajab sind. Inimkond vajab Dharma teekonnal käijaid. Praegu veevala ajastul see on absoluutselt nõutud teema. Aga nad võivad võidelda enda selle nimel, valede nimel või nad võivad tahta, seal on mingi samastumine, on ju. Justkui nagu on sarnased hinged, aga tegelikult üks on nii-öelda selles hinges varjupool ja teine, kes tegelikult on arengupool, arengupotentsiaal evolutsiooni edasi viia. Ja üks on puudusteadlik, teine on küllusteadlik. Siin ei ole seotud midagi rahaga, vaid mentaalsus. Armastustunne, usaldustunne. Ühel on kaitseinglid aktiveerunud, teisel on kahanenud. Ja mu mõte on see, et see, kes käib karmaatilist teedkonda, ta kasutab selliseid võtteid tavaliselt, mis ei ole loodusseadusega tasakaalus. Teine pool aga kasutab väga loodusseadusi järgib. Isegi kui mingis osas ta püüab kopeerida seda teist, siis on see, et ta ikkagi libiseb sinna teele. Et selge piiriliselt üks käib karmateed, on käinud juba kaua aega ja teine dharmateed. Üks on isekas, teine mõtleb iseendale ja ühtsusele, evolutsioonilisele arengule. Ja siin on vastandumine ja püütakse isegi peita seda, et ollakse see karmaatiline osa, karma part, et ollakse vastanduv, seda püütakse tegelikult peita, sest püütakse ligi saada selle dharma teekonnal käia inimese ressursile. Seda püütakse peita kõikvõimalikel moel ja püütakse meelitada, moosida, manipuleerida energiaga, et saada ligi sellele küllusele. Siin on see oht, mida sa võiksid järgida. Sest see on selleks, et püütakse ära snappida. Siin tuleb see Black Widow aspekt nii meestes kui naistes tuleb esile. Tegelikult eesmärgid ei ole puhtad. Sest on harjutud lapsest saati mustalt tööd tegema, mitte ausalt. Ja seda puudusteadvusest. Ja siin ei ole rahaga mingit seost. Kui inimene on puudusteadvusest, siis tal on erinevad sõltuvused ja manipulatsioonivõtted ja nii edasi. Ta kasutab elus lühiteid, aga see 2026 aastal tuleb meelde tuletama, et lühiteed ei ole tegelikult lühiteed. Kui sa rikud loodusseadusi, siis on seal, siis sa rikud seadusi ja sellel on ka põhjus tagajärg. Ettevaatlik tasub olla sellistes, see võib näida nagu väga külge tõmbav, kuid tegelikult on see lõks, tahetakse vahetada saatuseid selles osas. Isegi kui see on mees ja naine. Ollakse kade teise peale, kes on ausalt töötanud ennast tippu. Ausalt selles mõttes, et ta ei ole olnud isekas. Et ta on integratsiooni teed teinud seest välja ja teisi seeläbi ka aidanud, tõesti reaalselt aidanud küllusteadvuses. Teine on olnud isekam, kinnisem ja on kade, miks teisel nii hästi läheb ja tahab seda nagu saatuseid vahetada. Tegelikult on maailmas väga palju selliseid kõrgemaid hingesidemeid, nii-öelda vale kõrgemaid hingesidemeid. Sellepärast, et kõrgemad hingesidemed ei ole nii, et nad võimu võitlevad teineteise vahel. Sellist asja ei ole, nad absoluutselt valavad teineteist. Neil on endal tass täis ja nad valavad teineteist üleni armastusega. Neil ei ole võimuvõitlus, kes saab mida või raha, võim ja see ei ole see. Neil on hoopis teised prioriteedid ja see on hoopis teine tase. Et vale kaksikleegis siis on jah selline võimuvõitlus, et kes siis üks on auga välja teeninud selle dharma teekonnaga oma õnnistused,
Ja teine küll hoolib ja näeb teises iseennast, aga ta ei ole viitsinud, ei ole osanud, ei ole valinud ausat teekonda, elutervet teekonda. Ja see on tegelikult tema isiklik vastutus, teda päästa sellest ei saa. Kui sa päästad teda, ta tõmbab sind vee alla samamoodi. See on see oht siin. Ja see ongi tema taotlus. Praegu see aeg ongi pingeline selles osas, et kes jääb peale nii-öelda. Õiglane on, et peale jääb Tarma teekonnal käia, kes on ausalt välja teeninud ja looduse kaitse on temaga suurem kindlasti. Ja tõe tuli toob pinnale selle tõe, et inimene, keda sa võib-olla usaldasid, samastusid temaga, tegelikult võib olla sinu suurim nii-öelda vaenlane, kes isegi tahab sinuga kohti vahetada, ehk ta on ise nii-öelda suremas või vaibumas ja ta tahab sinu asemele tulla. Sina, kes sa oled õigeid teeotsasid õiglaselt valinud ja oma õnnistused õiglaselt välja teeninud. Ja seda näeb nagu läbi elu, kuidas on nende mustrid olnud. Üks on rohkem sõjakam olnud, teine rohkem lepitav, justkui nagu nartsissist ja empaat oleks siin nagu selline. Ja dünaamika. Ja see kindlasti ei ole kõrgem hingeside, see on vale kõrgem hingeside. Ja see on ohtlik selles mõttes, et kui sinna väga ennast sisse lasta lõksu meelitada, siis võidakse kohti vahetada või sa võid toita valet dünaamikat ja võid isegi ennast ohtu seada ka eluliselt. Sest nende eesmärk on mitte puhas. Just nagu nende eelnev elu on olnud võimu keskne, võimu ja nende selles mõttes keskne. Et kõrgem hingeside tänapäeva, kõrgem hingeside on inimlikkuse keskne. Eelkõige, et seal on see, mis tervendab. See on, mis tervendab, mitte ei. Ja mitte, et sina oled vale, püütakse teha nagu sind valeks. Aga ei ole. Kui sa oled Tarma teekonda käinud, vaatama teekonda, kuidas sa oled käinud. Ja hoia seda ringi puhtana, sa oled nii kaua seda loonud, põhjalikult, endale teistele. Ära lase seda ennast lõksu tõmmata. Salakavalus tuleb 2026 aastal, maskid langevad. Keda arvati, et on õel, pahatahtlik, valelik. Ei ole seda, tal on projitseeritud seda ja on tahetud võtta tema õnnistust. Sest kuula, see on vale, kõrgem hingeside. Ja see, kes on käinud Tarma teed, temal on võimalus, suur potentsiaal astuda tõelisse hingesidemesse. Seal, kus ei ole võimuvõitlus, seal, kus on 2 tarmaatilise teekonna sõltumatut käijat. Aga see karmaatiline osa seal eelnevas selles, talle ei meeldi see, sest tema tunneb, et tema ei saa endale seda luua. Tema tunneb, et tema lips on selles mõttes läbi, on see siis mees või naine. Sest ta teab, et ta on oma karmaga ise selle loonud. Nüüd ta püüab kõik võimalikel viisidel tagasi tõmmata seda Tarma teel käijat. Tarma teel käija on tahtnud aga päästa karma teel käijad. See on tühi töö. Sa ise upud päästes. Edasi tuleb minna. See ei tööta. Sa sead ennast väga suurt ohtu. Mis aitab on see, kui sa ei võitle ega päästa, vaid lihtsalt asud isiklikku vastutusse, liigud edasi, teed oma asja, tõstad oma vibratsiooni võimalikult, see ärritab karmaatilisel käia, kui sa tunned rõõmu, kui sa teed seda, mida sa armastad, käid oma Tarma teekonda, mida sa väärid käia, see ei meeldi karma teel käijale. Ta tunneb ennast ta võtab seda isiklikult,
aga ta ei ole isiklikult ju tööd teinud, see on tema vastutus olnud. Ta võtab seda isiklikult, kuigi see ei ole mõeldud isiklikult võtmiseks, vaid igal ühel on võrdsed võimalused ja igaüks on teinud oma vaba tahte baasil omad valikud. See on tema enda mõtete, sõnade, tegude tulemus lihtsalt. Et on aeg küpseks saada seda mõista. Ja see oht või miks see intensiivistunud ongi see, sest see Dharma teel käija tal on suur võimalus saada kõik siin elus. Maksimaalne. Töö, armastus, suhe, tõeline kõrgem hingeside, mis on tasakaalus, tervendav, mitte kaassõltuvuslik. Ja õnn ja rõõm ja kergus ja raha ja kõik need asjad. Aga see karma teil oli ja tunnetab seda. Ja ta on raevus, mitte ainult kade, mitte ainult vihane, ta on raevus tegelikult. Ja ta peidab seda. Aga tema nägu, tema kehahoiak, tema energia reedab, et see nii on. Ja ainuke viis, kuidas seda puhastada, on sellest eemalduda. Et mitte sellega võidelda, mitte seda, vaid mõista, et miks see sinu ellu tuli, mida ta tuli peegeldama sulle. Tuli võib-olla peegeldama, et sa oled käinud väga õiget teekonda. Et sa oled tegelikult nii pika ja nii sügava teekonna ära käinud, kui sa oled Dharma teele truuks jäänud. Ja see olukord peegeldab sulle, mis oleks sinuga juhtunud, kui sa oleksid valinud teise teekonna. Võta seda kui õnnistusena seda olukorda, siis see ei haaku sinuga. Ma näen, et siin on oht isegi neil, kellel on Dharma teekonnal käimine, nende karma teekonnal käijate, kes on samastunud. Siin on oht sellepärast, et ei nähta selgelt, et see inimene ei olegi usaldusväärne. Tal on ainult oma kasu. Ta on ellujäämise instinktis. Ta ei näe sellest kaugemale, kõrgemale ega midagi. Ta on ennast sisse mänginud, tema kaitseinglid enam ei toeta teda, sest ta on nii valesti käitunud mitte ainult temaga, vaid ka paljude teistega. Ilusa fassaadi taga on ütleme nii, karma ei ole naljaasi. See on põhjus tagajärg. See on täpselt see, mida sa oled teistele teinud, sa saad seda. Et see on nagu vajalik teadmine, kui sa tahad oma elustiili hoida küpsena, kindlana, hea vibratsioonilisena. Ma näen, et siin on paralleelid. Siin on nagu väljakasvamine kaassõltuvusest, samastumisest, karma teekonna täielik lahtilaskmine. Et sa vaata ei hoia, see on see üks pilt on, et kus sa hoiad köies kinni, püüdes päästa, aga sun käsi on juba punane, sa oled juba nii palju aidanud, see on raske sulle, see on koormav sulle. Ja seal on see pildi kõrval on see, et kui lased lahti, siis selles on nii suur vabanemine. Ja sa saad aru, et sa ei saa kõige ja kõigi eest vastutada. Igaüks saab vastutada enda eest täpselt nii. Meil on vaba tahe, vaba valik. Ja sellised olukorrad siis, et see on üks oht ka siis 2026 aastal lasta endasse minna oma teed. Ja saada aru, et sa käi oma teed ja isegi kui sul tundub, et su õnnistused on sinust kaugel või midagi, ei need ole miskid. See, mis on sulle määratud, mida sa oled aastaid sinna panustanud ausalt ja õiglaselt. See on sulle määratud niikuinii. See tuleb ise sinuni. Sina lihtsalt käi vankumatult oma joondunud teekonda. See kukub ära neil, kellele see määratud ei ole, kes ei ole seda välja teeninud. See ei käi nii. Et see varasemalt võib-olla kalade ajastus tehti seda väga palju kusjuures. Siis veevala ajastul see ei tööta. See ei tööta, see isegi backfires korralikult, kui keegi püüab innocent, sütult inimeselt midagi, sütu inimesega niimoodi mässata.
et loodus väga kaitseb selliseid, sellepärast et kollektiiv vajab selliseid valgustöötajaid, sellepärast neid ekstra hoitakse. Aga valgustöötaja peab ise ka teadlik olema, mis tegelikult toimub. Ja sellepärast ma seda sõnumit sinuga jagasin. Sest on ka kõrgemate hingesidemete ajastu. Aga selleks, et jõuda ultimate liitu, on vaja lahti lasta vanad sidemed, mis on kalade ajastu kesksed. Ja see on üks viis, kuidas mina aitan sul mõista neid energeetilisi mustreid, et sa teaksid. Aga veevõla ajastu inimesi, kalade ajastu inimesed eriti ei mõista. Ja see on okei. Tee sellega rahu, et sind ei mõisteta. Ikka käi oma rada, sa oled õigel teel. Sa oled evolutsioon, sa oled juba läinud sinna piirimaile, et sa oled evolutsiooniga juba kaasa läinud rahumeelselt. Sa oled õigel rajal, su vibratsioon on joondunud õige asjaga. Elu toetab sind sedasi. Ole kaitstud, ole hoitud ja vali hoolega, kellega või millega sa ennast seod. On ennemgi nähtud kõrgemaid hingesidemeid, mis ei kesta. Seal on võimu, tegelikult pealtnäha on ilus kõik, aga võimu dünaamika on. Ja just see võimu dünaamika tuleb karma poolt. Dharma teel olija on väga joondunud ja oma keskmes. Aga ta peaks ka ennast kaitsma. Siiski. Kuna ta on valgus ja elu vajab teda. Tal on vaja sellepärast edasi liikuda. Hästi. Kohtumiseni.